Tänase jutluse käigus sa vajad hästi palju ettekujutusvõimet, nii et pane oma ettekujutusvõime kohe alguses valmis. Jumal on pannud kaks teemat südamele ja tegelikult see jutlus pidi kuskil toimuma juba varasügisel eelmine aasta. Aga erinevatel põhjustel see lükkus ja on olnud aega rohkem ja see pidi nii olema. Kaks teemat, mida Jumal on südamesse pannud. Esimene on see, et mis ajas me täna elame. Ja teine teema on see, kui sa oled osalenud Nõmme teenistustel, siis sa oled kuulnud, mis teema on läbi käinud peaaegu iga teenistus. Süda, 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 süda. Kaks teemat, mis ajas me elame ja südame olukord. Nüüd selle esimese teemaga seoses, mis ajas me elame, Jumal pani hästi südamele, et on midagi, mida ta minule räägib, aga ta pani südamele, et ma kuulaksin hästi, mida tema inimesed, tema sulased räägivad. Ja ma olen kuulanud, ma olen suurte lahtiste kõrvadega proovinud kuulata, mis ajas me elame. Ja ma julgen täna öelda, et see, mida ma välja ütlen, see on midagi rohkem kui ainult minu tunne või minu tunnetus, see on paljude vaimulike ja Jumala sulaste tunne tänases päevas. Kaks kirjakohta, mis mind sellel teemal alati inspireerivad ja mis panevad nagu külmajudinad üle selja käima, Joeli 3, 1-2. Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma vaimu kõige liha peale, siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi ja neil päevil valan ma oma vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Sõbrad, ma usun, et meie silmad näevad seda. Ja me juba natukene saame seda tänases päevas näha, kui te mäletate Taaveti jutlust siin eelmise aasta lõpus, siis ta tõi võrdluse kirvega paku raiumisest ja ütles, juba lubab, juba lubab, juba lubab. Aga ennem kui see pakk katki läheb, on veel midagi. Ja ta ütles, et see on puhkus. Selle juurde me tuleme. Nüüd teine, mis kirjakoht, mis külmavärinad alati selga toob, sel teemal on Habakuk 2.14, sest maa saab täis issanda au tundmist, nõnda nagu veed katavad merepõhja. Kas olete mõelnud, mis see praktikas tähendab? See oli vist 2 aastat tagasi koguduse jõuluteenistusel, kui ma tulin see ette ämbriga. Pakkusin seda ämbrit mõnele ja ütlesin, et mine Tallinna lahte ja tõsta see Tallinna laht veest tühjaks. See on võrreldav sellega, Piibel ütleb selgelt, kui Jumala au tundmine saab nii suureks, nagu vesi katab merepõhja, siis ma usun, sa Tallinna lahte kuidagi tühjaks ei tee. Tuleb päev, kus Eestis on Jumala tundmine selline, et mitte keegi seda ümber pöörata ei suuda. Kui sa proovid Tallinna lahti tühjaks teha, see tuleb peale, see tuleb peale, see tuleb peale, see tuleb kuni ookeanitest saadik peale. Ma arvan, et me siseneme aega, kus Jumala tundmine on nii suur, et mitte ükski jõud seda enam ära ei vääna. Ja ma usun, et meie silmad näevad seda. Nüüd ma kuulasin, mida Jumala sulased profetid rääkisid. Veiko viitas ühele profeteeringule, mida me saime Ameerikas konverentsil olles, kus üks 70+ vanem härrasmees, tal oli tiimi eestpalvetaja silt seal konverentsil, seal oli mingi 4000 inimest. Me oleme kuskil tagareas ja korraga ta hakkab meie eest palvetama ja profeteerima. Ja ta ütleb, Jumal tahab päästa ära 99,9% teie maa inimestest. Keegi ütles halleluuja, keegi usub. Teised vaatavad väga kalapilguga veel. Ja ta ütles ühe ajamäärangu, et Jumalal on Eestiga üks ajamäärang ja üks plaan. Ma seda aastate arvu siin ei ütle, Jumala juures üks päev on 1000 aastat, 1000 aastat on üks päev, ärme sellesse kinni jää. Ja on teine päev sellel konverentsil ja hoopis teine saali nurk ja meie Hiiumaa pastor Erkis Roosim oli seal ja üks mees tuleb tema juurde ja ütleb, et tead huvitav, see
kuna ma ise kõrval ei olnud, siis ma täpselt ju ei tea, aga Erkis mulle kirjeldas, ütles, et see mees tuleb ta juurde ja ütleb, et mul praegu tuleb silma ette nagu ühest kontorist üks suur foto Richard Bonke teenistusest ja seal platsi peal on 1,3 miljonit inimest ja need said kõik päästetud. Ja muideks see pilt kehtib teie maa kohta. Just ta küsib, muideks, mis maalt sa oled ja palju teid üldse on? No ega meid üle 1,3 ei ole. No natukene on, aga suurusjärk klapib, eks. Ma usun, et Jumalal on mingi plaan ja see plaan on nii hoomamatu, et meie väiksed mõistused täna siin istudes, meil on raske seda hoomata. Ja ma arvan, Jumal ei pane meile seda pahaks, kui me ütleme, et aita meid meie uskmatuses. Aga ärme tee neid sõnu tühjaks, mida on Eesti maa kohta öeldud. Mida veel on Eesti maa kohta öeldud ja mida on meie enda inimesed ja meie siin istujad ka näinud, on see, et mööda Eesti maad käib tulemanker ja paneb tuld erinevatesse kohtadesse. Et see ärkamine, mis on tulemas, on üle konfessiooni piiride, üle koguduste piiride. See on laiaulatuslik, see ei ole ühe inimese keskne, see ei ole ühe koguduse keskne, see ei ole ühe lokaalse punkti keskne, see on palju suurem. Ja kui me nüüd praktikas mõtleme, mida see ühele kogudusele tähendab, me kunagi ei tea, kuidas Jumal ärkamise toob, need on alati unikaalsed, aga seal on mõned läbivad jooned, mis alati ärkamistega kaasas käivad. Ja üks on see, et väga palju inimesi tuleb lühikese ajaga. Ma mäletan, Anton, sinu pilti, ma arvan, see on 10+ aastat tagasi, kui Anton siin kantslis ütles, et sa nägid pildi, kuidas see saal on puupüsti täis. Tol ajal oli see natukene raske uskuda. Täna, kus on võib-olla siin 15% istekohtadest tühi, rõdul natuke ka okei, võib-olla 20%. On seda palju lihtsam uskuda. Aga kujutage nüüd ette, kui 99,9% inimestest hakkab tulema. Me ei suuda seda kvartalitki, mis meid ümbritseb, põhimõtteliselt vastu võtta. Et see saab olema nii hoomamatu, aga me ei pea seda kartma. Aga me võiksime sellele mõelda. Ja küsida Jumala käest küsimusi, mille juurde me kohe jõuame. Ja see, mis on käinud läbi väga mitmest jutlusest, käis läbi siit 4. jaanuaril Veiko aasta alguse jutlusest, on see, et me oleme täna ajas, kus me peame puhkama. Täpselt sama jutlustas nädal tagasi metodisti pastor Ele Paju Tallinnas metodisti koguduses. Ja ta võrdles seda WRC ralliga. Kuulake seda, see on väga huvitav, eriti meestel kuulata, te saate kohe aru, millest jutt käib. See oli väga detailne kirjeldus. WRC ralli etappide tulemused väga tihti määratakse ära boksipeatustes. Selles seadistuses, mida boksipeatustes tehakse. Kui see seadistus on vale, siis ei ole sellel rallimehel seal etapi peal väga palju midagi teha. Ta kaotab tugevalt aegada. Ehk meie kätte on täna antud boksipeatus, meie kätte on antud aeg, korraks aeg maha võtta. Ja ma toon täna siia ühe, mida Jumal on kõnetanud, mida selle ajaga peale hakata. Veiko tõi siia ühe näite ka veel, nii nagu Jumal ütles, kuula, mida Jumala inimesed räägivad. Ma kuulasin, ma jagan teiega uuesti, ma kordan teile, et olete seda kindlasti kuulnud. Veiko tõi välja selle, et Eeva tehti Aadama kõrvale siis, kui Aadam magas. Või mulle meeldivad sellised Jumala teenimised, kus magamise aeg head asjad juhtuvad. Piibel ütleb ka, et Jumal annab oma armsatele unes, et ma seda eelistaks alati. Nüüd üks lause, mis on käinud läbi selle aasta kohta, tuleb läbimurrete aasta. Seda on Veiko öelnud siit kantslist, see on käinud läbi erinevate inimestega suhtlemisel üle Eesti maa. See on lai tunnetus, tuleb läbimurrete aasta. Üsna paljud inimesed, kellega ma olen vestelnud, on öelnud, et 25 aasta oli päris keeruline.
Ma arvan, et 26 ei tule palju lihtsam, aga tulevad läbimurded. Me näeme neid läbimurdeid. Meil oli see nädal kodugrupp meie juures, üks arvas meie kogudes õde ja kirjeldas seda, kuidas ta tuli just oma õega kohtumast, kellega neil oli 14 aastat praktiliselt ei suheld, tuli läbimurre ja nad leppisid ära. Kas te oleks aasta tagasi uskunud, et ETV pealt tuleb pealtnägija näitab Oleviste FATA ärkamise teenistusest pikka lõiku? No oleks aasta tagasi, oleks olnud raske uskuda. Sõbrad, kas see ei ole läbimurre? Ja see oli vähemasti neutraalselt toodud, see ei olnud kindlasti negatiivselt toodud, pigem oli see positiivses võtmes toodud. Kas ETV-st on saanud prohvetlik nägemus? Ma vaatasin seda, mõtlesin, kas ETV-st tuleb prohvetlik nägemus sellest, mis Eestist hakkab saama, kui ETV võtab üles vanad ärkamise lood. Ma usun, et on. Ja ma usun, et me selles järgnevates aegades Jumal kasutab neid kanaleid, mida me oleme maha kandnud. Ma usun seda. Nüüd, kui me seda usume, et on tulemas ärkamise ajad Eestisse, nii et vesi, Jumala tundmine katab Eestimaad, nagu vesi katab merepõhjad, siis mida me peaksime täna tegema? Ühtepidi puhkama, mida on öeldud, aga teistpidi. Mul oli paar nädalat tagasi vestlus ühe Eesti pastoriga, meie koguduse liidu pastoriga. Rääkisime samal teemal, et mis ajas me elame. Ja selle vestluse käigus me jõudsime sinna, et ta ütles, et praegu on ju soovitatud, et kogudused peaks tegema nagu sõjale vastavad nagu kriisikomisjonid ja sellised valmistuma nagu eriolukordadeks. Nad olid ka teinud. Ja see komisjon oli siis käinud 2 korda koos ja siis nagu mõtlesid asju läbi. Aga kui ma küsisin ta käest, et kas teil ärkamise komisjon ka on, siis ta jäi väga vaikseks. Ja nüüd ma ütlen siit eelkõige kaameratesse, sest ma tean, mida Nõmme kogudus milleks valmistub. Ja ma tahan Nõmme koguduse juhatust tõesti tänada, et te olete avatud ja te kuulate Jumala häält. Ja Nõmme kogudus valmistub rohkem ärkamiseks. Ma võin seda siit välja öelda. Mitte enam ka juhatuse liige olles, aga kõrvalt kuuldes, mis toimub ja tunnetades seda, mis koguduses on. Aga ma ütlen siit kaameratesse vaimulikele, Eestimaa vaimulikele töötegijatele, kas te ootate rohkem sõda või ärkamist? See, milleks te valmistute koguduses, näitab seda, mida te rohkem ootate. Kui te teete sõjaplaane, ma ei ütle, et neid ei pea tegema, aga kui ärkamise nii-öelda komiteed või komisjonid on tegemata, siis on midagi väga valesti Eestimaal. On aeg hakata selleks mõtlema. Mis siis on teisiti sellel ajal, kui ärkame tuleb? Ma juba mainisin seda, et üks läbivoon on alati see väga palju inimesi tuleb väga lühikese ajaga. Ja organisatoorses mõttes tegelikult ärkamine tähendab ka ühte suurt kriisi. Lakkamatut kriisi. Ja ma arvan, et see ei ole mitte sprint, vaid see on maraton. See on üks lakkamatu pikk kriis organisatoorses mõttes. Me ootame seda aega, aga kas me praktiliselt mõtleme, mida see praktikas tähendab? Mida see sulle tähendab? Ilka Puhaka, meie hea sõber, kunagi kirjeldas seda meile, ütles, et ta oli kerav ärkamise käila kuju. Kui ta tahtis perega puhatada, pidi Soome teise otsa sõitma, sellepärast, et noored helistasid talle ööse 1 ja 2 aeg. Nad ei jõudnud hommikut ära oodata, et meelt parandada. Kas oled valmis selleks tegelikult? Siis on teistmoodi, siis ei ole enam niimoodi, et sinu sõber suudab oodata hommiku ära, et meelt parandada. Ta helistab selle ööse, kas oled valmis selle kõne vastu võtma. See on üks väike näide, ma arvan, neid on palju rohkem veel. See oli koguduste teemal, kas kogudused valmistuvad, kas on valmis. Aga ma küsin täna sinu käest, kas oled kunagi küsinud Jumalalt seda, mis on sinu unikaalne roll selles lähenevas ärkamises? Ma usun, et igal ühel meil on üks unikaalne roll täita. Küsi seda. Võib-olla see on midagi sellist, kus sa näed, et praegu on nagu vead.
Mõni näeb, et köögis on koristamata, võib-olla tema and on köögis koristada, kaasa aidata. Võib-olla sa näed midagi muud, kuskil kriibib su silma, võib-olla see on midagi sellist, milleks sa oled tegelikult kutsutud. Küsi Püha Vaimu käest oma rolli. Mis on läheneva ärkamise ajal sinu roll? Ja tagasi tulles veel koguduste juurde, ma usun, et igal kogudusel on ka väga unikaalne roll sellel läheneval ärkamisel. Ka seda peaks iga kogudus küsima, mis on minu unikaalne roll. Mitte minema kopeerima naabrit, mitte minema kopeerima seda, mis teistes kogudustes on hästi, vaid küsima, mis on minu unikaalne roll. Samati eraisikud meie inimestena, mis on minu unikaalne roll selles ärkamisest. Ma olen seda küsinud, ma olen vastuseid saanud ja eriti tore oli see, kui ma nende juures kõhklesin, siis meie armas sõber Taavet, kes siin jutlustamas käis, saates öösel kell 4 mulle ühe sõnumi. Ma mõtlesin, et ta on Ameerikasse tagasi läinud, ei olnud ta üle Eestist. Tuli välja, et ta oli väga kõrge palavikuga. Jumal oli teda järsku kõnetanud ja ta pani selle mulle kirja ja see oli mulle väga julgustav. Küsi, mis on sinu unikaalne roll ja Jumal kinnitab seda. Mõne inimese kaudu, mõne prohvetliku sõna kaudu, mõne kust iganes. Jumal leiab viisi, kuidas sulle seda esile tuua. Ma kuulen palju ja kuulen vaikselt ka juba siit ridade vahelt, et meie inimestena ju ei too ärkamist. Kaua me räägime sellest ärkamisest? Meie inimestena ei too esile ärkamist. Tõsi, meie ei too esile ärkamist. Aga ma toon sulle näite. Kui Ameerika president, kes täna on taas maailmas mõjuvõimu haaramas, tahab tulla Eesti. Ta saadab oma suursaadikule sõna, ma tahan tulla Eesti. Ta ei ütle aega, millal ta tahab tulla, aga ta ütleb, et ma tahan tulla Eesti. Siis see suursaadik kutsub välja Välisministeeriumi, ma ei ole poliitikaekspert, aga ma kujutan ette, et umbes nii see võiks käia. Kutsub saatkonda ja ütleb, et meie president Trump tahab tulla Eesti. Mis te arvate, mida see meie välisminister teeb? Läheb Välisministeeriumi tagasi ja kutsub oma ministeeriumi kokku ja ütleb, ta tahab Eesti tulla. No las ta tuleb, kui ta tahab. Ma arvan, et ta ei tee niimoodi. Ta kutsub oma ministeeriumi kokku ja ta paneb kõik ettevalmistusi tegema. Nüüd maa ja taeva kuningas, universumi looja on läbi oma prohvetite, läbi oma suursaadikute juba rohkem kui 10 aastat profeteerinud Eestile. Eestis saab tulema midagi erakordset, vesi nagu tema tundmine tuleb siia ja katab nagu vesi mere põhja. Kas me kogudustena ja kristlastena istume jalg üle põlve ja ütleme, no las ta tuleb, kui ta tahab. Või me küsime, aga kas on midagi, mida me saame teha täna? Selleks, et ta tuleks. See oli esimene osa. Ma usun, et me elame ajas, mis on väga huvitav ja põnev tulemas. Me peame seda väga teadvustama endale, et see aeg, mis tuleb, kas me oleme selleks valmis, mis on meie unikaalne roll, mis on meie koguduste unikaalne roll. Ja nüüd teine teema. See teema, mis on käinud siit kantslist läbi väga palju kordi ja kui üks teema tõsiselt kordub, siis Jumalal on sellega väga tõsi taga. Ma ütleks siia juurde, et alati kui Jumal midagi räägib, siis tasub kuulata. Tasub kuulata väga tähelepanelikult, sest see, mida ta räägib, on kasulik meile. Ja kas sa ükskord elus võiksid olla omakasu püüdlik? Kuula seda, mida Jumal räägib. See on kasulik sulle. Seal on lubatud olla omakasu püüdlik. Täna on lubatud sul olla omakasu püüdlik sellel teemal sinu südame olukord. Maarjuse jõulupeol siin ütles, meie südamehaavad teevad südame kõvaks. Kes olid, mäletate. Kairi tõi 2 nädalat tagasi vist need pildid, mida Jumal teile andis. Õpetussõnad 4.23. Hoia oma südant enam kui kõike muud, sest sellest lähtub elu. Eelmine pühapäev Mirjam rääkis teemal, meil on aeg maha panna oma süda ja iseennast. Võtame vastu Jeesuse elu meie sees.
Pastor Veiko on mitmel korral sel teemal rääkinud ja need on kindlasti veel. Need on need, mis mul on üles fikseeritud. Jumalal on tõsi taga sellega. Nüüd südame olukord läheneva ärkamise kontekstis kahes mõistes. Üks on see meie füüsiline süda. Et me peame tegema trenni, et me oleksime valmis jooksma seda maratoni, mis tuleb. Ja see saab olema füüsiliselt ka kindlasti oluliselt väljakutsuvam kui meie tänane elu. Osaleda selles ärkamises. Nüüd see, kuidas oma füüsist hoida ja selle eest hoolitseda, selle ma jätaksin nendele meestele, kes on ise sportlikumad. Kui ma sellest väga palju räägiks, siis me peaks iga lause otsa ütlema, et tehke mu sõnade, mitte mu tegude järgi. Siin on mul endal kõvasti õppimist, aga ma räägin teisel teemal. Meie vaimne südame olukord. Ja ma räägin seda eelkõige oma kogemuste pealt ja seda laiendades. Ja kuula, mida Püha Vaim täna tahab sulle sinu südames sellel teemal öelda. Me tuleme oma elust seljakottidega. Meil kõigil on kaasas hingehaavad, valud, pettumused ja see mõjutab meid. Ja me tuleme nüüd selle juurde varsti tagasi. Miks on oluline saada neist lahti, saada neid parandatud ennem seda, kui me läheneme sellele suurele ärkamise pingele, nii füüsiliselt kui vaimselt. Minule meeldib alati küsimusi küsida nagu, et miks? Kui Jumal midagi kõnetab, siis ma küsin miks. Miks see on mul oluline, mida sa tahad, et ma teen? Nagu ma ütlesin, alati on see kasulik mulle, selles ma ei kahtle, aga vahel tuleb küsida miks. Vahel Jumal vastab, vahel ei vasta. Sellel korral ma arvan, et ta vastas. Miks me peaksime saama ennem terveks, kui tulevad ärkamisajad ja suured pinged? Kujutage nüüd ette maratoni. Ja ma usun, et ärkamine, mis tulemas on võrdne pigem maratoni kui sprindiga. Kui sul keset maratoni kogu aeg valus on ja sa pead raja pealt kõrvale astuma, kas see parandab tulemust või halvendab tulemust? Sa astud oma valust korra kõrvale, taastud ja tuled rajale tagasi. Natukese aja pärast see jälle kordub ja siis natukese aja pärast jälle kordub. Ja summa summarum, see halvendab tulemust väga, väga oluliselt. Mida see valu teeb, mida me endas kanname? See murendab armastussuhteid meie vahel. See murendab paarisuhet, see murendab meie koguduse keskel suhteid, sest me reageerime olukordadele oma valu baasilt. Kas sul on tuttav, minul on vähemalt, et ma lähen mingisse olukorda, ma tean, et ma käitun seal nii ja ma saavutan seal sellise tulemuse. Alati nii ei mõtle, aga kui sa nüüd korraks peatud ja proovid seda analüüsida. Ja kui sa sealt olukorrast väljud, siis sa oled käitunud tegelikult hoopis teistmoodi. Ja tavaliselt nii, nagu sa ei oleks tahtnud käituda. Ja vahel väga teistmoodi. Ja vahel lõpeb see suure sõjaga inimeste vahel. Või kui sa ennast ei taha analüüsida, analüüsi teisi, seda on nagu lihtsam. Saate aru, teistel on ikka see. Teistes on ju viga tavaliselt. Sa lähed mõne inimesega rääkima ja ta reageerib täiesti ebaadekvaatselt. See ei ole üldse normaalne reageering sellele olukorrale, kuidas ta reageerib su vastu. Ja sa mõtled, et mis nüüd juhtus, kuidas see nüüd juhtuda sai. Ja kui sa natukene rohkem infot saad, siis sa saad tegelikult aru, et reageeris kuskilt 20 aastat tagasi toimunud intsidendi pealt oma valu baasilt.
Ehk me kõik reageerime tegelikult olukordadel oma valu baasilt. Ja me oleme nendel hetkedel sunnitud rajalt kõrvale astuma, sellepärast, et valus on. Nüüd, juba pikemat aega eelmisel aastal hakkas Jumal tegema selle teemal tööd minu sees, et neid vanu asju parandada. Ratsionaalse inimesena ma küsisin Jumalalt, et äkki see best before on nagu nii lähedal, et äkki ei ole mõtet nagu enam tegeleda nende asjadega. Et võib-olla saaks kuidagi lihtsamalt, sellepärast, et ega nendest vanadest haavadest paranemine, see on valus. Ja Jumal vastab sellisel hetkel tavaliselt nii, nagu ta ikka vastab, ei, sa ei pea midagi tegema, aga sa võid. Ja täna ka Jumal pakub sulle, ta ei käsi sind midagi teha, ta lihtsalt pakub võimalust paraneda vanadest haavadest. Ja kui ma sellel nädalal hommikul palves olin selle jutluse pärast, siis hakkas üks film mul jooksma. Ja nüüd on vaja väga palju ettekujutusvõimet sul. Ja see on natukene kummaline film, aga ma räägin sulle ühe mõistujutu ühest eestlasest. Mõtle, kas mõni nüanss sellest loost tuleb sulle tuttav ette. Elas üks eestlane. Aasta oli 2026. Ja ta elas oma tavalist elu. Ja ühel päeval ta avastab, et ta südames on tühjus. Ta südames on valus. Ja seal on midagi viltu. Ma arvan, et me kõik oleme elust tundnud, et me südames on midagi viltu, midagi on puudu, midagi on valus. Ja see eestlane võttis sammud ühe suure haigla poole. Ja nüüd mul endal oli seda väga lihtne ette kujutada, kuna ma olin oma 4-kuuse lapselapsega ühes suures Eesti haiglas südameoperatsioonil olnud kaasas. Siis mul oli seda väga lihtne ette kujutada, aga ma arvan, et sa suudad seda ka ette kujutada. Nüüd see eestlane seab sammud sinna suure haigla poole, lootuses leida abi. Ta siseneb sealt uksest ja kuskil selle ukse lähedal blingivad niimoodi ühe koha peal sellised tuled, seal on suured sildid, tule, me teeme su terveks, tule, me teeme su terveks. Ja eestlane, ilma et ta nagu viitsiks rohkem süveneda, läheb kergema vastupanu teed ja astub sealt uksest sisse. See on üsna seal kuskil seal välisukse lähedal. Ja talle lubatakse teda terveks teha, ravida tema hingehaavadest, tema süda korda teha. Ja ta ütleb, okei, teeme ära. See läheb talle muidugi palju maksma, sest see on tasuline teenus. Ja teate, kes need on seal või? Need olid haigla hooldemehed, kes tegelikult hooldavad seadmeid. Ja nad lubasid selle inimese korda teha. Ja teate, mida nad tegid? Nad võtsid seina pealt kummivoolikuid, vahetasid ära aordi kummivoolikutega. Ja kas ta sai abi? Sai abi. Tal hakkas parem. Aga see infektsioon, mis sellest tegevusest üle keha laiali läks, oli nii meeletu, et see inimene oli hullemas olukorras kui enne. Ja see on see, mida täna eestlane teeb minnes esoteerikasse ja New Age'i. Talle lubatakse puud ja maad kokku ja me ei vaevu süvenema, kas on midagi paremat, sellepärast, et need värvilised tuled on nii toredad. Aga see tulemus on kordades hullem kui see, millega sinna sisenetakse. Tegelikult Kairi sellest juba rääkis. Me ei olnud seda kokku leppinud. Kairi autos ütles, et ta tahab sellest rääkida. Ma mõtlesin, et Jumal, sul on järelikult vaja täna seda teemat eriliselt rõhutada. Nüüd see eestlane käib seal ikka ja jälle sellepärast, et see infektsioon, mis sellest ebaõigest tegevusest järgnes, on nii meeletudu kehas, et ta peab seal uuesti käima, ta käib seal uuesti. Ja kogu aeg tehakse midagi veel hullemaks ja lõpuks on ta kõik oma raha sinna ära pannud ja olukord on veel palju hullem. Ja mingit südame rahuda saanud ei ole ja süda valutab edasi.
Nüüd ühel päeval ta tuleb sinna haiglasse uksest sisse ja ta vaatab, et seal on veel silte ukse pealt. Või seal haiglas on veel silte ja ta hakkab minema ja ta leiab sealt, et seal on kardioloogia osakond. Ja talle tundub see kuidagi usaldusväärne. Ta läheb sinna, ta leiab sealt eest õed, arstid, talle tehakse diagnostikat selle käigus seal. Korraga ta hakkab nagu silmad avanema. Korraga hakkavad tal silmad avanema, temaga tegeletakse, ta tunneb ennast seal hästi, aga kõik need õed, kõik ütlevad, et tegelikult meie ei saa sind lõpuni aidata. On üks südamekirurg, kes on universumi parim. Sa pead tema juurde minema. Ja ma usun, et need arstid ja diagnostikud ja need on meie eestpalvetajad, meie kristlikud hingehoidjad, kes teevad tänuväärset tööd, väga tänuväärset tööd, aga nad on sunnitud ütlema kõikidele, te peate minema selle südamekirurgi juurde. See on Jeesus Kristus. Nii, see eestlane läheb. Ta jalutab sealt koridori mööda edasi, ega tal valikut ei ole, raha on otsas, tervis on tuksis. Ja nüüd ta võtab selle viimase riski, mis tundub talle nagu väga suure riskina, ja ta läheb ja jalutab seda mööda koridori edasi. Tema peas käivad mõtted, et ei tea, et kas sellel südamekirurgil on tegelikult minu jaoks üldse aega. Ja üldse, mis see kõik maksma läheb, sellepärast, et mul raha ju enam väga ei ole. Ja kuidas ma talle üldse seletan, et ma tegelikult olen oma südame olukorra ise ära rikkunud? Kas on tuttavad mõtteid vahel peas läbi käinud, kui me Jeesuse juurde lähme? Ja siis ta läheb mööda seda teed, seda koridori, ta jõuab sinna ukseni ja ta üllatuslikult näeb, et see uks on pärani lahti. Universumi tippkirurgi kabineti uks on pärani lahti. Ja seal on niisugune elektrooniline tabloo ja sinna on kirjutatud: tere tulemast, eestlane, ma ootasin sind juba ammu. Ja teate, mis ta leiab sealt seest? Ta leiab sealt seest ühe südamekirurgi, kes tegelikult teab ta südame olukorda. Ta ei pea isegi midagi rääkima. Ja tuleb välja, et ta teab tema südame olukorda isegi paremini kui see eestlane ise. Ja lisaks sellele see südamekirurg ütleb, et tegelikult olen ma sind su ema ihus kudunud. Ma olen teadnud sinust juba ennem, kui sa üldse sündinud oled. Ja siis see küsimus, mis see kõik maksab, ja siis see südamekirurg ütleb talle: ma maksin selle eest 2000 aastat tagasi ristil. See kõik on sulle tasuta. Ja siis see eestlane on hämmingus. Oleks ta seda varem teadnud. Ja siis see südamekirurg teeb talle operatsiooniplaani. Ja teate, mis ennem operatsiooni, ma nüüd väga suur spetsialist ei ole, Mari saaks nagu paremini rääkida sellest, aga ennem igasugust operatsiooni tavaliselt antakse sulle niisugune leht, eks ju, kus sa pead alla kirjutama, kus on kirjas kõik maailma õudused, mis sinuga juhtuda võivad. Aga selle lehe peal, mida see südamekirurg, maailma parim, universumi parim, ulatab sellele eestlasele, on kirjas ainult see: ma teen sind täiesti terveks, kui sa ainult mind usaldad ja lubad mul seda teha. Eestlane peab ainult sellele alla kirjutama ja nõus olema. Nüüd on üks teine eestlane veel. Ja võt temast me ei saa nagu üldse aru. Kui tema leidis selle universumi parima südamekirurgi, siis ta pendeldab nende hooldemeeste ja selle parima kirurgi juurest edasi ja tagasi. Kui sa oled leidnud parima, siis ära mine sinna, kus sa oled saanud infektsiooni. Ei ole halli ala, on must ja valge, nagu Kairi ennem ütles. Hoia kinni sellest, kes päriselt sind aidata saab.
Ja siis algab seal ettevalmistus operatsiooniks ja see eestlane saab ühel hetkel terveks. Nüüd ma toon siia ühe isikliku loo vahele. Nagu ma ütlesin, et Jumal on pikemat aega mingit tööd mu sees teinud ja ma jagan seda nüüd üsna isiklikult teiega. Jumal on pikemat aega midagi tegemas, toimetamas, see ei ole olnud lihtne. Ja tagasi kerides, ma tean, ma olin 8-aastane, kui me olime Muugal, oli meil suvila. Mul olid head sõbrad seal ja ühel päeval nad said teada, et ma olen kristlane ja siis nad enam minuga ei mänginud, mis tähendas 8-aastasele. Ma olin ühe terve suve täiesti üksinda. Vähe sellest, nii kui ma oma hoovis häält tegin, siis nad karjusid kristlane, kristlane. Ja ma olin täiesti üksi ja hüljatuna seal. Järgmisel suveks nad unustasid selle ära ja me jälle saime sõpradena koos mängida. Aga midagi see jättis minu väikese poisi hinge, mis mõjutas mind pikalt. Ja Jumal tahab midagi selles muuta. Nüüd, me inimestena ootaksime, et sellised muutused toimuksid käte peale panemisega ja hetkeliselt ja kohe. Ja ma arvan, et vahel Jumal teeb ka seda, aga tavaliselt kasutab ta selleks ikkagi protsessi imet. Ja jällegi ma olen küsinud, et miks see nii on, ja ma arvan, et see on niimoodi, et meie mõttemustrid selle juures muutuksid. Vastasel korral, kui me saaksime kiiresti terveks, me läheksime, käituksime sama ebamõistlikult edasi, nagu me oleme seda varem teinud. Ma lihtsalt arvan nii, ma ei tea, kas see nii on, aga sa saad ise seda mõelda. Nüüd sellel teekonnal, mida ma olen läbinud pikemat aega, oli üks episood, kus mind prooviti teha korda. Mulle loeti ette asjad, mida ma olen teinud valesti, mida ma olen tegemata jätnud ja prooviti kuidagi mind korda teha. See hetk minu elus, ma arvan, et on vähe hetki, mis on mind nii palju puruks teinud, kui see hetk, kus mind prooviti teha terveks kiirkorras. Ja sellel õhtul ma mäletan, kuidas ma hüüdsin Jumalale, et ma siit enam edasi ei oska. Nüüd on mul sein ees, siit ma edasi ei oska. Et Jumal, sa pead nüüd midagi ütlema selle olukorra kohta. Ja teate, ta ütleb, kui me karjume ta poole. Ja ma olen ikka alati mõelnud, et Jumal võiks e-maili saata. Ja 2 päeva hiljem Jumal saatis mulle e-maili. Üks kristlane, kellega me ei olnud pikalt suheld, ma olen täiesti kindel, et ta ei teadnud üldse, mis olukorras ma olin sellel hetkel, kirjutas mulle e-maili ja see on täpselt nagu Jumala südamest. See on isiklik, aga ma jagan seda teiega, sellepärast ma tean, et see on väga mitmele inimesele, kes täna mind kuulab siin. Ja ta kirjutab selliselt, teadmata siis absoluutselt midagi sellest taustast. Tead, mu julgustus ainult kuidagi sinu peale mõeldes läks tööle ja ma tahan sulle öelda pisikese sõnumi. Jumal teeb hästi sügavat tervendustööd sinu sees. Ja selleks on vaja isegi rohkem puhkust, sest see on nii sügav. Tema armastus jõuab sinu südamesse sinna, kus on olnud ainult valu lõpuni välja. Ja see paik seal sügaval, kus polegi kunagi turvaline olnud, saab täis Jumala ligiolu ja lähedust. Oled tema kuninga poeg ja ma lisan siia juurde kuninga tütar. Ning juba selle fakti tõttu igavesti väärtuslik, ka siis, kui sa kunagi siin elus enam midagi tähtsat ei teeks. Sellest sügavusest, turvapaigast lähtub igasugune muu võimekus ja jaksa armastada. Olla esmalt ise armastatud ja armastusega üleni ja lõpuni täis kaetud. Ja kui ma selle sain, ma sain aru, et sõna otseses mõttes Jumal saatis mulle e-maili. Mulle e-mailid meeldivad. See on kirjalik, taasesitatav vorm, selle võid välja võtta, selle võid uuesti lugeda. Ma olen seda korduvalt lugenud. Aga sõber, täna
Ja eriti tahan ma rõhutada ka neile, kes Jumala riigis intensiivselt tööd teevad ja palju teevad ja edukalt teevad. Sa oled väärtuslik. Sa oled väärtuslik ka siis, kui sa isegi mitte midagi ei teeks. Sa oled väärtuslik igal moel. Sa oled väärtuslik Jumala poeg, väärtuslik Jumala tütar ja mitte ainult poeg ja tütar, kuninga poeg ja kuninga tütar. Tal on plaan sinu elule. Ja tahan öelda kaamerasse, kui sa meid kaugelt vaatad, sa oled väärtuslik. Jumalal on plaan ja kui sa tunned ennast täna väärtusetuna ja plaanid oma elu lõpetada, siis ära tee seda, sellepärast, et Jumalal on plaan sinu elus. Sa oled väärtuslik. Tule tema juurde, tule selle parima südamekirurgi juurde, kes tahab meid tervendada. Ja nüüd lõpetuseks, kujuta nüüd ette, et see saal täna siin on haiglapalat. Ja siia siseneb täna universumi parim südamekirurg. Ma arvan, et sellel meie tervenemise protsessil on mingid faasid. Ma panin midagi siia kirja ja sa võid mõelda. Sa võid esimesena mõelda, et tore, et sa rääkisid, aga mind see ei puuduta. Minul südamega on kõik korras, mul ei ole midagi hingehaavu, mul ei ole midagi seljakotiga kaasas. Ma tahan sulle öelda, et meil igalühel on. Kui sa nii mõtled, siis sa petad ennast. Aga tore, sa võid nii mõelda, jällegi meil on vaba tahe. Nüüd ma usun, et me oleme erinevatel astmetel sellel paranemisteekonnal. Üks on see, et esimene on see, et meie need hingehaavad on tuvastamata. Kui sa ütled, et sul neid täna ei ole, siis ma usun, et need on lihtsalt tuvastamata. See diagnostika on veel tegemata. Võib-olla on täna see esimene päev, kus sa üldse saad teada, et saaks diagnostikat teha sel teemal. Teine faas on see, nagu selles mõistukõnes oli, et me otsime lahendusi valest kohast. Ja seda me täna teame, on Eestis väga palju inimesi, kes otsivad seda valest kohast. Ja sõnum, nagu selles mõistukõnes, parim südamekirurg universumis ootab sind. Ja võib-olla oled sa täna selles diagnostika faasis, kus sa oled käinud hingehoidjate juures, eestpalvetajate juures ja see on hea faas. Nad on sulle peegeldunud, kus sa täna oled oma haiget saamistega, oma seljakotiga. See on hea koht, kus olla, sealt on võimalik edasi minna. Võib-olla sa oled kohtunud selle universumi parima südamekirurgiga juba. Ja nii-öelda operatsiooniplaan on juba valmis, kuidas paraneda. Võib-olla oled sa just täna operatsiooni laual ja sul on hästi valus, sellepärast, et ta juba tervendab sind. Aga teate, selle operatsiooni laual olemisega on niimoodi ja nüüd ma räägin seda, mida ma ise nägin. Mu 4-kuune lapselaps oli seal. Väikse lapse süda on nii väike, et rinnakorv jätakse lahti ja ma reaalselt nägin siukse plaastri tagant seda väikest südant tuksumas. See süda saab häiritud ja ta läheb paiste. Ja väiksel beebil jätakse rinnakorv lahti. Aga kui meie vaimset südat opereeritakse, siis see süda saab häiritud ja meil on valus. Ja kui ma seda ette valmistasin ja mõtlesin, siis tavaolukorras südameopi ajal, ma ise õnneks ei ole pidanud seda läbi minema, aga pannakse narkoosi alla. Ja siis ma mõtlesin, et Jumal, ja see narkoosi all on siis see, et inimene ei saa ära joosta sellel südameoperatsiooni ajal. Ja mõtlesin, et kas vaimset narkoosi ei saaks. Et siis, kui Jumal hakkab meie südant parandama, ta paneks meie mõistuse lukku, et me ära ei jookseks. Aga vaimset narkoosi pole vist minu teada olemas. On olemas, Mari noogutab, et on. Väga hea, siis ma tulen pärast su juurde. See peaks ära patenteerima, ma arvan, et see on väga kasulik.
Võib-olla sinul juba operatsioon käib ja nali naljaks, aga see on väga oluline faas. Ja võib-olla on taastumise faas, kus südameopist taastumine võtab aega, sa pead tempo maha võtma, sa ei käi enam nii ruttu. Sa käid rahulikumalt natukene aega. Aga kui see faas korralikult läbida, siis sa oled täisväärtuslik ja elujõuline inimene pärast seda südameoppi. Ja võib-olla oled sa täna õnneseen, sa oled juba tervenenud, oled käinud selle operatsiooni läbi ja kogu selle protsessi läbi ja võid täna tänu tuua, öelda Jumal aitäh, sa oled mind minu haavadest parandanud. Kus sa täna iganes oled, on, nagu ma ütlesin, see saal täna siin ja seal, kus te kaamera tagant vaatate, on täna erakorraliseks operatsioonisaaliks ümber kujundatud. Palun, et muusikud tulevad. Sul on täna võimalus öelda, et see kõik ei puuduta mind üldse või küsida Jumalalt, mis faasis ma olen ja mida sa, Jumal, tahad minuga teha. Sest see intensiivsus, kuhu me siseneme, kui me tahame sellega 100% kaasas olla, selle ärkamisfaasiga, siis on meile väga tervislik saada ennem terveks. Maratoni aeg südameoperatsiooni on väga raske teha. Ma usun, et seda ei ole keegi isegi proovinud teha, aga kui me ette kujutame, siis on see väga raske. Ja selle väikse hetke aeg mõtle, mida sa soovid, et Jumal sulle teeks. See universumi parim südamekirurg on täna siin. Natuke seepärast ma palun, et Kairi tuleb, palvetab ja vaata enda sisse täna, küsi, kas on midagi, millest mina võiksin terveks saada. Jumal, mida sa võiksid täna minu heaks teha. Ja tead, ta on valmis, ta kabineti uks on avatud. Ta on tegelikult sind oodanud juba sinu sünnist saati. Kasutas ära. Neid võimalusi ei ole igaühel. Sinul täna on. Laseme korraks Jumalal ja Püha Vaimul meilt kõnetada.